SpaceX ei ole enam lihtsalt ettevõte, mis saadab kosmosesse rakette, satelliite või Elon Muski unistusi Marsist. Nüüd on see üks nõutumaid ettevõtteid Wall Streetil. SpaceX tegi selle kuu alguses avalikul turul rekordilise debüüdi, kogudes juba üle $25 miljardi. See teeb sellest ühe suurima IPO loo ajaloos, asetades SpaceXi kohe samale pulgale maailma väärtuslikemate tehnoloogiahiiglastega. Aga miks investorid täpselt nii elevil on? Asi pole ainult rakettides. Tegelikult on asi satelliitides. Starlinki peavad reitinguagentuurid tegelikult peamiseks rahavooallikaks. Väidetavalt oli Starlinkil selle kuu alguses, juuni alguses 12 miljonit kasutajat ja see on käega katsutav tegur, millest reitinguagentuurid saavad juba varajase huvi näha. Juba praegu annab ka Wall Street oma heakskiidu. Vaid mõni päev pärast IPO-d sai SpaceX Moody'silt, Fitchilt ja SB Globalilt investeerimisjärgu krediidireitingud. See on suur asi. See võib muuta laenamise odavamaks, kui ettevõte rahastab oma järgmist arendust alates Starshipidest kuni tehisintellekti infrastruktuurini. Aga kõik pole sugugi positiivne. See on juba praegu väga kallis ja sellega kaasnevad suured riskid. Aktsiad langesid järsult oma rekordkõrgustest, lõpetades umbes $185 pärast tippu, mis oli $225. Peamised riskid praegu. SpaceX kulutab palju. Reitinguagentuurid juhivad tähelepanu suurtele kapitalinõuetele ja negatiivsele vabale rahavoole. Ja et nii suur osa ettevõtte tulevikust keerleb tegelikult kõik ümber Elon Muski enda. Nii et investorid ei osta mitte ainult ettevõtet, vaid nad usuvad ka tema visiooni. Suures plaanis on see rohkem kui lihtsalt IPO. SpaceX üritab välja selgitada, kas kapitaliturg on valmis rahastama järgmist kosmoseajastu seiklust ja kas kosmosest võib saada suur äri ka siin maal.